et ma annaksin sõnajärje üle Triin Noorkõivule, kes kõneleb veebirakendusest Clanbeat ja ta on selles organisatsioonis partner. Ja tegemist on siis äpiga, rakendusega, mis võiks kergendada nii klassijuhatajate tööd või aineõpetaja tööd, et laste õppimist individualiseerida ja ühtlasi on siis see eeldatavasti ka selline laste heaolu ja iseseisvumist abistav rakendus. Ja see on välja töötatud siis koostöös kahe Eesti psühholoogiga Grete Arro ja Kati Ausiga. Ehk et Triin, ma nägin, et sa just ühinesid meiega, et ole hea ja nüüd ongi sõnajärg sulle. Tere kõigile minu poolt ka ja suur aitäh sõna eest, Heidi. Ma loodan, et saan kohe ka jagada teiega mõnda slaidi veel, aga tahan öelda tõesti, et on suur rõõm teiega kohtuda ja loodan väga, et selle mõtteavaldusega veidi Clanbeati teemal ka, et saan olla teile tõesti kasulik ja abiks, et mõelda veel koos, et kuidas paremini õppijate arengut toetada ja et veel ka toetada just ka neid eesmärke, mis teil võib-olla on selle kogukonna ja keelepraktika ka toetamisega, et saame siis juba kohe lähemalt vaadata, aga et igal juhul ja olen väga uudishimulik, et mis te sellest mõttest arvate. Loodan, et nüüd on kohe need slaidikesed ka kenasti avanemas. Vaatame kohe, kas hetkel vist näitab teile ka, et veel avaneb. Loading. Nii, aga nüüd vist on olemas. Heidi, kas sa saad kinnitada, et kas näitab ilusti? Või keegi teine, kes saab märka anda korraks, aga et kas või? Mina näeme ilusti praegu. Super, väga tore. Ja, et Clanbeat Ma võin kinnitada. Just, aitäh. Et Clanbeati arenguloos on siis hästi oluline olnud see, et tõesti siin koostöös haridusvaldkonna eestvedajatega, muuhulgas nagu ma ise, et oleme siin võtnud kokku tõesti sellist parimat teadmist ja nagu ka sellist soovi, et liikuda selle poole, et paremini toetada ennastjuhtivaid õppijaid ja et ka toetada seda, et õppijatel läheks hästi, kui nad oma tegevusi teevad ja et tõesti, et kui heaoluga on suured küsimused, siis me teame ka, et tegelikult edasine koostöö ja õppimine on igati ka raskendatud. Nii et seetõttu oleme valinud endale 2 sellist fookust ja muidu siis on tegemist tõesti sellise tehnoloogilise toega, mis ei tee kõike meie eest ära, aga et siis aitab neid valdkondi toetada. Ja et oleme siis muidu sellise rakendusena kättesaadavad nii nutiseadmetes kui arvutis ja et vaatame siis kohe edasi ka, et millega saab siin siis tegeleda. Et niimoodi. Et muidu iseenesest oma ka juba lähtepunktis ja missioonis, et me tõesti tahame luua sellist sõbralikku, turvalist ja tõesti kasulikku rakendust, et nende kohtade koha pealt oleme ka alati väga avatud kõigi oma kasutajate tagasisidele ja sellisele ühisele arenguteele. Aga et siis sellised fookuskohad on tõesti siis suhtlemine, heaolu ja areng, et millest tahame mõju avaldada. Ja et siis natukene lähemalt, et mida siis saab Clanbeatiga teha. On siis see, et tõesti, et baastasandil, et nagu me teame ka, et kogukond on hästi oluline ja et Clanbeat võimaldab siis ka virtuaalselt hoida sidet kogukonna liikmete vahel ja teha ka veidi rohkem üksteise kohta infot nähtavaks, et näiteks õppida tundma üksteise hobisid või unistusi paremini. Sealt kaudu saab saata ka turvaliselt ja tõesti mitte siis sellise nii-öelda kommertskeskkonnana just haridusplatvormi kaudu ka omavahel selliseid sõnumeid, teha väikesi arutelusid ja julgustada ka üldse sellist toetavat suhtlemist, et me oleme ka eraldi läbi mõtelnud veel lähemalt, et kuidas näiteks toimuks postitustel ja reageerimine veel ka suurema empaatiaga, et näiteks reaktsioonidega, et aitäh, et sa seda jagasid või et toetan sind või midagi sellist, et oleks selline hea
ühine kogukonna koht olemas, et see on siis võib-olla selline esmane tasand, mis loob ka eeldusi paljuski muuks järgnevaks. Siis heaolu poole pealt oleme tõesti ka läinud seda teed, et praktiliselt kõik tegevused, mis Glenbeatis toimuvad, et nendele saab külge panna ka näiteks siis õppija oma tunnetust või ka õpetaja, et kui ta midagi postitab või jagab õpilastega näiteks, või siis kui õpilased iseenda kohta midagi kirjutavad või ka märgivad endale näiteks ülesandeid, et siis on võimalik just hakata kasvatama seda eneseteadlikkust läbi siis selle, et lisada ka enesetunne ja et seda teistega ka jagada näiteks soovi korral. Ja on meil ka sellised regulaarsed heaolu küsitlused, mis võib-olla ka praegusel ajal võivad omada lihtsalt ka seda väärtust, et tõesti iseenda tähelepanu suunata ka sellistele baasilistele teemadele, et kuidas mul päriselt läheb. Ja iseenesest, et siis õpetajale tekib sealt ka väike selline ülevaade, lisaks muidugi ka kasutajale endale ülevaade, aga et sealt pinnalt on võimalik ka pidada vestlust, arutleda ja õpetajale ka veidi infot võib-olla, et kellega rohkem vajaks tegelemist see. Nii et ka, et saab mõelda, võib-olla ongi just ka teie enda tööformaadile vastavalt õpilastele, et milliseid nagu kokkuleppeid või abi on näiteks ka nendes teemades just vaja, et on siin erinevaid võimalusi. Ja siis kolmanda sellise suure valdkonnana on meil siis tõesti ka planeerimine ja reflekteerimine, et ennastjuhtiva õppija sellised ühed põhioskused, et tõesti enda eesmärkidel silma peal hoida ja nendele mõelda üleüldse, et saab siis tõesti näiteks ka juba selles rakenduses ka panna kirja oma selliseid plaane ja tegevusi ja nendele seada ka näiteks meeldetuletusi ja muud, et tekitada seda harjumust, et ise mõeldagi oma tegevustele ja neid võib-olla ka õpetajaga jagada ja siis ka pärast reflekteerida, et kuidas mul nende asjadega on päriselt läinud. Et see on ka selline oluline koht, et üldse ka ikkagi panna rohkem sellist mõtestamisele rõhku, et see pool ka, et me saame just eelkõige targemaks tõesti mitte ainult läbi kogemuste, vaid see, kui me mõtleme oma kogemustele, et see on see selline moto, mis selle taga on ja mida ka siis see tarkvara kenasti võimaldab. Nii et see võib-olla on selline, ütleme laias laastus selline suurem pilt, et mida see rakendus pakub ja ka, et on võimalus täpselt siis ka gruppidel ja õpetajatel valida, et millele siin kõige suuremat tähelepanu tundub oluline pöörata ja võib-olla tõesti näiteks ka juba kas või selleks, et eesti keeles suhtluskeskkonda hoida pildil ja tõesti harjutada teatud sõnavara näiteks rohkem või praktiseerida, et selles juba siis ka tõesti saame näiteks siin tõesti aidata teha ka võib-olla teatud valikuid, et millele võiks tähelepanu pöörata, et oluline jah, et ei pea kogu seda paketti korraga kõiki kasutusele ka võtma, vaid võib seada fookusi, et see on võib-olla selline oluline mõte. Aga et siis heaolu küsitluste koha pealt veel enne, kui sellel tegelikult liigume, et korraks veel ka sellised teaduslikud alused, et tõesti, et mis võib-olla ka teie jaoks mõnedele tuttavate tegelastega, Grete ja Katiga oleme siis ka mõtestanud, et tõesti, et tahame toetada õppijate suuremat vastutust iseenda õppimise eest, siis tunnustame väga, et õppimine on sotsiaalne ja emotsionaalne protsess, et seal kasutajate ja õppijate teadlikkust suurendada. Et siis võtta fookusse õpilase heaolu on nendega koos just ka läbi mõeldud ja et mille suunas me ka oma tegevustega tahame liikuda, on ka see, et pakkuda järjest sellist ka sisukamat tuge, et kuidas näiteks paremini õppida, oma probleeme lahendada, nii et ta muutuks ka selliseks abimeheks, et kus on võimalik tegelikult ka hõlpsasti leida lisainfot teemade kohta, mis huvi pakuvad või et ka teha teatud õpistrateegiate valikuid näiteks, et selliseid näiteks lisamaterjale nii õpilastele kui õpetajatele saaksime pakkuda ja et ka Eestis siin näiteks ka praegusel ajal, et kuivõrd ka näiteks on olnud palju küsimusi just selle vaimse tervise ja heaolu koha pealt, et siis ka oleme näiteks seoseid loomas ka näiteks peaasjade materjaliga ja siis ka näiteks, et kui on siin teinekord ka kiusamise teemad õhus hästi, et siis, et ka kiusamisvaba kooliga koostööd oleme ka alustamas, et ka nendelt spetsialistidelt saaks siia tulla ka sellist sisendit ja võimalust siis koos ka võtta neid teemasid võib-olla teadlikumalt käsitleda.
heaolu küsitlustest siis nii palju, et siin lihtsalt mõned näited veel ka, et näiteks automaatselt, et selle rakenduse kaudu saavad tulla sellised automaatsed küsimused õppijatele, et mida ja ka õpetajale, et tegelikult, et see praegusel ajal on kõigi heaolu hästi oluline, et siis näiteks ka abi saada selles, et jälgida selliseid tõesti, et kuidas end algava päeva suhtes tunnen või siis saab ka täitsa ka iganädalaseks neid kohandada, et kuidas ennast algava nädala suhtes tunnen, kuidas mul läheb magamisega, kas ma sain täna ka kellegagi koos naerda või siis nädalaste puhul on siis sõnastatud umbes niimoodi, et kas enamikel päevadel sain siin kellegagi koos naerda ja et kuidas mu päev näiteks tervikuna läks või kuidas nädal tervikuna läks, et sellised kokkuvõtte tegemised ja et selliseid tõesti neid teemasid ka teadlikustada ja siit pealt siis saab tekkida ka ülevaated õpilastele ja õpetajatele ka, et omavahel rääkida, et ise ka ennast hakata paremini jälgima. Ja see võib-olla illustreeribki just seda loogikat, et tõesti, et need andmed tekivad siis läbi suhtluste ja tegevuste ja küsitluste ja siis tõesti nii õpilased ise kui ka siis grupijuht või klassijuhataja, kuidas seda ka nimetada, et õpetajal tekib ka siis oma grupi kohta ka selline ülevaade, et võib-olla ka, et milliseid rõhuasetusi pöörata teemadel, kuidas neid käsitleda ja ka samuti, et näiteks ka, et on võimalik näha ka konkreetseid õpilasi, et näiteks, et kuidas nendel on läinud, et sellised lipukesed saavad tekkida siis ka õpetajale, et võib-olla tõesti mõnel õpilasel ongi näiteks näha, et süsteemselt on magamisega probleeme või siis on see, et näiteks, et tema üldse pole ka Glanbiti rakendust avanud, et siis õpetajale tekib selline kiir teavitusvoog ka, et võib-olla nende õpilaste koha pealt, kellele natukene teistmoodi või suuremat tähelepanu pöörata, et selline võimalus siit on. Ja Glanbiti rakendus muidu siis on kasutatav eestikeelsena, aga ka vene või ingliskeelsena, et nii, kuidas keegi soovib, et saab seda keelt vahetada ja suhtluskeel siis on midagi, mida saab omavahel kokku leppida, et siin lihtsalt on siis praegu veel inglise keele näide, aga et täitsa saab muidu ka erinevates keeltes siis vastavalt vajadusele, et eeldatavasti eelkõige eesti keeles. Aga et sellised võimalused siin. Ja eraldi veel peatuksin korraks ka tõesti turvalisusel, et oleme loonud tõesti seda sellise haridusliku keskkonnana, mis tõesti on näiteks reklaamivaba ja tõesti turunduslikel või kommertseesmärkidel andmeid kuidagi ei kasuta me, nii et tõesti, et see on võib-olla üks põhierinevus, et mida meil ka tihti küsitakse, et kui meil on näiteks juba klassidega loodud kas Facebooki või Viberi grupid suhtlemiseks, et miks me peaksime midagi muud kasutusele võtma, et siis tegelikult tõesti, et kui me teame, et kõik need muud keskkonnad ka tihti on hästi seotud just selle, et järgmise parema reklaamipakkumise tegemisega või siis sellega, et kuidagi ka suurendada kasutajate sõltuvust sellest konkreetsest keskkonnast, et siis siin me püüame ikkagi hästi teadlikult ka toetada sellist ennastjuhtivust ja et ikkagi need kasutajad ise saaksid maksimaalselt teha valikuid enda jaoks olulistes küsimustes, et mitte ei ole see, et juba see rakendus hakkab nii palju kohanema, et võtab ära seda valikuvabadust. Et see on meie jaoks ka selline oluline väärtus. Et lisaks siis ka tõesti baastasandil andmete krüpteerimisele ja siis isikukaitse andmete üldmäärusele vastamisele, et sellised olulised teemad. Ja lõpetaksin ka tõesti sellise üleskutsega, et kellel vähegi tekkis huvi, et siis ma kohe jagan meiega ka siin chatis seda linki, et kus väga ootame teie märguandeid, et kui oli mingi teemasid ka, mis teile huvi pakkus, et saaksite endast teada anda ja muidu veel ka näiteks, et kui teie seas on Facebooki kasutajaid, et siis ka siin Eesti õpetajatega oleme seni juba lükanud käima ka sellist kogukonda, kus saada arutleda ennastjuhtiva õppija toetamise üle ja oleme sealt pidi ka teinud erinevaid selliseid veebiseminaride teavitusi, et selle kaudu ka tõesti igal juhul oma kasutajaid sellel teekonnal toetada. Ja jagan siin veel kord seda linki ka, et kellel vähegi on huvi, et olge head, andke endast märku ja nii vahva lugeda siin veel ka, et tervitusi siin Torontost ja Tamperest, et tervitused vastu ja kõigile teile, kes te nendes põnevates kaugetes paikades olete ja eesti keele õppimist ja kultuuri toetamas olete, et väga loodan, et saame
Clanbeatiga ka abiks sellel teel olla. Nii et sellised mõtted praegu siin ja hästi loodame teiega juba sidet jätkata, et praegu sellise ampsu formaadis väike kiir tutvustus on, aga loodan väga, et mõne märksõna järgi ka juba meid üles leiate ja et seda huvi saame siin siis jätkuvalt koos juba jätkata. Suur aitäh teile ja soovin põnevat seminari jätku. Aitäh, Triin. Kas kellelgi on küsimusi tekkinud vahepeal? Et siis võib julgelt märku anda ja kui... Mina küsiks kohe. Aitäh, Triin. Olen Katrin Vaiste Eesti Instituudist ja tundub põnev rakendus olema ja ma usun, et tegelikult välismaa Eesti kogukondades on juba lastele moel või teisele grupisuhtlus loodud. Ma ei tea täpselt. Mõnel kindlasti ainult võib-olla päriselus, mõnel ka mõne veebikanali osas, aga sa rääkisid rakendusest. Võib-olla on mõned tehnilised üksikasjad. Kas see on tasuline? On kohe esimene küsimus. Kas seal on mingi osalejate piirang? Kui ma nüüd ei eksi, vist vanus algas umbes 12-aastasest, et missugused on võib-olla õpilaste kogemused selle rakenduse kasutamisel? Aitäh väga toredate küsimuste eest. Alustan sellest esimesest pihta, et Clanbeati kasutamisel on siis niimoodi, et kui üks õpetaja või siis grupijuht, et meil ei ole ka otse piiritletud see nagu sihtrühm selle koha pealt, et meil on näiteks mõni õpetaja ka olnud, kes on oma perekonnaga näiteks võtnud selle rakenduse kasutusele ka. Et ühesõnaga, et ühe grupi tasandil on Clanbeati kasutamine täiesti tasuta. Et kui tekib näiteks, et kui teil on ka, kes töötab võib-olla natukene sellistes erinevates seotud gruppides ja et ütleme, et võib-olla on selline suurem organisatsioon, kus on soovi ka, et need erinevad grupid, mis on niimoodi alguselt võib-olla loodud eraldi, et ka omavahel saaksid hakata suhtlema. Et siis see on see koht, kus iseenesest tekib see tasulisuse aspekt ja praegu ka teadmiseks, et see hinnapoliitika on meil mõeldud niimoodi, et on 40 senti õpilase kohta aastas, et iseenesest, või vabandust, kuus, et mis teeb siis mõned eurod aastas, et iseenesest see hind on üsna, ma arvan, nagu kättesaadav, et ta ei ole väga kallis, et täiskasvanute kohta selles grupis siis tõesti piiranguid ei ole, vaid siis just noorte arvu järgi see käib. Aga et seni, kuni on üks grupp, näiteks mina ise grupijuhina kutsun sinna oma 15 õpilast või siis tõesti piirangut ei ole, et meil on ka üks grupp näiteks praegu umbes mingi 250 liikmega, et iseenesest, et seal ei ole piirangut, et küsimus on lihtsalt teha täpsemalt, et mis on see taotlus, mida selle grupiga teha ja siis vaadata, et kas see saab olla võimalik. Nüüd selle vanuse kohta oli küsimus ka, et siin on tõesti siis praegu niimoodi, et umbes oleme silmas pidanud kuskil seal alates õpilasi enam-vähem 12. eluaastast, aga meil on ka täna isegi veidi nooremaid kasutajaid juba ka, kus siis õpetajad on lihtsalt ise ka näinud, et sellest on neile abi nende eesmärkidega seoses, mis nad selle õpilaste grupiga on endale seadnud ja siis on lihtsalt rohkem juhendamist, aga et usaldame siin ka õpetajate enda sellist äratundmist, et kuidas seda sobilikuna näiteks te hindate, et tõesti, et kui seal mõnes tegevuses kokku leppida, et siis ma iseenesest arvan ka, et tõesti, et sellel võib olla ka nagu noorematel see juba abiks, aga et sõltub hästi palju juba ka, et kuidas te ise konkreetselt töötate, nii et siis saab juba lähemalt seda vaadata. Ja iseenesest ka, et kui minna meie kodulehele, siis see clanbeat.com/Eesti, et siis tegelikult juba ka on kõigil võimalik ka näiteks sealt kaudu alustada või siis ka laadides oma telefoni või nutiseadmesse Clanbeati kollase logoga rakenduse, et siis väga juba saate ise ka hakata põhimõtteliselt proovima ja et võib-olla lihtsalt, et enda jaoks seda sõbralikumaks teha, et võib meiega kindlasti ühendust võtta, et siis saame seda toetada, et pakume ka sellist tõesti nii üks-ühele kontakti kui ka siis väikese näiteks huviliste seltskonna puhul võime juba kutsuda ka sellise laiema natukene veebiseminari kokku. Aga et praegu oleme ka ise hästi suure huviga tõesti igatepidi koos abiks läbi mõtlemas ja toetamas seda kasutuse praktika kujunemist. Aitäh! Ja